vahest juhtub, väiksed äpartused. Et me tegelikult lindistame praegu 2 telefoniga ja siis aga noh, nii läks. Okei, väga hea, et toimib. Et ühesõnaga siis hakkame otsast pihta, et pinge ja mis on pinge, mis on tunne. Et sa võid korra, või tähendab, ma räägin veel seda, et ma natukene räägin sellest teemast ja siis teeme üks 20-30 minutit pinge tunde vabastamist. Aga ma natuke siis seletan, mis on nagu pinge ja mis on tunne. Et pinge tekib nagu siuke, kus sul võtabki nagu, tõmbab siuke kokku. Nagu noh, me tahaks öelda, et nagu krampi, aga noh, vahest on isegi nii ebamugav, et tundub nagu tõmbab krampi, aga pinge on siis, mis tõmbab siukse kokku. Aga tunne hakkab kehas liikuma. Ja tavaliselt ongi, et kui ma kliendiga ka tööd teen, siis võib tullagi alguses pinge tekkida, sellepärast pinge on kaitse. Aga tunne on selle all omakorda. Ja tunne on ühesõnaga nii-öelda siis kehamälu. Ja tunne tekitab pinge. Kui ütleme näiteks inimesed käivad vabastavalt pinget, nüüd ma ütlen ka selle, et pinget on väga hea vabastada massaasis, hingamises, sellistes kohtades. Aga ütleme, tunne on see, kus sa oled nagu täiesti lõdvestunud ja sa ei tee oma mõistusega mitte midagi. Sellepärast ma tean, hästi palju on siukseid, kus sa tehakse mõistusega. Kas öeldakse stop või ühesõnaga neid on erinevaid tehnikaid ja see, mida mina teen, ma ei lähe suga üldse emotsiooni sisse. Ma lasen sul täna 2-3 sekundit lihtsalt meenutada ja ma toon su kohe kehasse. See on minu tehnika, mida mina kasutan. Ma olen jõudnud sinna läbi oma kogemuste ja täna, kui ma klientidega tööd teen, ma näen, kuidas see toimib päriselt. Ei ole vaja, ütleme, seda emotsiooni lahti kiskuda ja tegelikult, kui selle emotsiooniga tegeleda, sa lähed nagu, kinnistad seda oma identiteeti veel rohkem sisse. Aga okei, ma ei taha täna sellest üldse rääkida. Et ühesõnaga, kui sa nüüd lõdvestud ja ühesõnaga sa hakkad nagu, kui ma sind suunan kehasse ja sa hakkad tunnetama, siis sul ei ole vaja seda tunnet ise vabastada, vaid sa lõdvestud täielikult ja sa lihtsalt, sa oled nagu jälgija. Sa jälgid, mis su kehas toimub. Et alguses, kui pinge tuleb ja vahest see pinge võib olla nagu, kui ma sinna sisse juhatan, pinge võib tulla ka väga ebameeldiv. Ei pruugi tulla, nii et ühesõnaga ära karda ja kui ta tulebki ja läheb ebameeldivaks, mine sellest läbi. Sellepärast, et pinge on kaitse. Ja kui sa lähed pingest läbi, siis sa saad tundeni. Ja on ka muidugi, ka selliseid inimesi, kes ei jõua tundeni üldse. Ja ütleme, kas on neil rinnust kisub või siuke suru tunne, aga nad ei jõua tundeni. Siis tegelikult on see pinge ja see, mis ühesõnaga paljudel on, ütleme, kas siin rinnapiirkonnas tekib siuke, ütleme, ongi pinge, kus tõmbab nagu kokku, et siuke ebamugav, siis tegelikult proovi sellest pingest läbi minna. Aga see läbiminek on see, et sa nagu alistud täielikult. Sa ei tee mitte midagi, vaid sa lubad. Põhisõna on lubamine. Ma reaalselt ütlen oma klientidele ka kogu aeg. Luba enda meelel rahuneda, luba enda kehal lõdvestuda, luba tundel lahustuda. Sellepärast, et me kogu aeg piirame ennast. Me oleme eluaeg, see on uskumatu, kui palju me ennast piirame. Tegelikult me peaksime asju lubama endale. Aga meie piirame, kuna ütleme, inimene töötab kuidagi selles suhtes ellujäämise instinkti peal. Ja siis ta näeb igal pool ohtusi. Ja nüüd kõik terve elu, mis sa salvestanud oled sinna, siis ütleme, kui sul mingisugune vähegi oht tekib,
siis kohe aju hakkab sulle genereerima, ette ennustama, mis nüüd võib juhtuda, nüüd võib see juhtuda, nüüd see. Et selles suhtes täna luba endal lihtsalt olla, luba enda meelel rahuneda, luba enda kehal lõdvestuda. Ja mida ma veel nagu tooksin välja just, et jah, et see inimesed, see on eriti meeste puhul, noh, nii nagu juba poistele väiksest peale öeldakse, et mees ei nuta. Nii hakkavad mehed oma tundeid kinni panema. Ja täna ma näen, kuidas, ütleme, kuidas mehed on ka naisi. Et kuidas ühesõnaga on oma tunded kinni pandud. Ja see ongi see, et elatakse, ütleme, eriti mehed, kes on siuksed ettevõtlikud ja nad kogu aeg elavad siukses, ütleme, kogu aeg toimetavad ja ütleme siis maandatakse oma pingeid erineval kujul, on see siis sport, on see alkohol, on see ained, on see seks, mis iganes, maandatakse kogu aeg pingeid. Aga tunnetega ei tegeleta. Aga tunne tekitab pinge. Et sellepärast, miks ma hakkasin, kui ma sellega nagu välja tulin üldse ja tegelikult ma juba paar aastat tagasi rääkisin sellest, et ühesõnaga, et teatud metodid ei mõju, ei aita. Ja täna ma saan väga selgelt aru, et miks nad ei aidanud, ongi see, et tunne on vaja kehast ära teha, aga selleks sa pead täielikult lõdvestuma, sa pead täielikult peast välja tulema. Ja see, et sul ei olegi vaja täna ühesõnaga, et sa ise hakkad seda tunnet vabastama. Su keha on nii tark. Luba oma kehal seda tööd teha. Lihtsalt luba. Usu mind. Ma töötan iga päev inimestega ja ma näen, kuidas inimesed lähevad tundesse ja kuidas pinge tuleb, kuidas pingest minnakse läbi, minnakse tundesse. Et ma räägin sellest kogu aeg, kui me teeme seda, siis ma olen mingi aeg, ma olen vaikuses, lasen sul olla, lasen sul tunnetada. Ja ma ütlen, sina ei pea mitte midagi tegema, sa pead võimalikult palju lõdvestama ennast. Lubama kehal lõdvestuda ja meelel rahuneda. Et sul ei ole vaja peas, et nüüd ma vabastan selle tund. Ei, sa lihtsalt ole, luba endal lihtsalt olla. Et ja ära kontrolli mitte midagi. Ära anna mingisugust hinnangut. Ei pingele ega tundele, ära mine emotsiooni. Ja mis on veel, eriti vaimsed inimesed, kellele meeldib rännata. Kes ütlevad, oi, ma lähen kohe ära. See on põgenemine. Hoia ennast kohalolus ja tunneta, kuidas kõigepealt tunnet, kui tekib pinge, mine sellest pingest läbi. Tunne, pinge on ühese koha peal ja võib olla väga ebamugav. Tunne hakkab kehas liikuma. Ja ta võib sul minna täiesti, sul võib kõhus olla, ta võib ringkeresse tulla, ta võib pähe minna, ta võib jalgadesse, kätesse, tunne hakkab kehas liikuma, aga pinge on koha peal, ühe koha peal, tõmbab selle ühesõnaga pingesse. Et see vahe ongi. Väga paljud inimesed ei saa aru, küsivad, et Urmas, et ma ei saa aru, mis on pinge, mis on tunne. Aga see vahe ongi. Pinge tõmbab kokku, tunne hakkab kehas liikuma. Ja kui sa lubad sellel tundel kehas liikuda ja võib olla ka siuke moment, kus sõnaga tuleb pinge, sa lahustad pinge ära, sa saad tundesse minna. Tunne hakkab liikuma ja liigub kehas ja tekib uude kohta pinge. Siis sa lähed teisele tasandile juba. Sa lähed järjest, ütleme, spiraali mööda sügavamale. Kui sa lubad järjest pingel ära lahustada, lähed tundesse, tunne hakkab kehas liikuma, lubad tundel lahustuda, jälgitada, ainult jälgid. Sa oled ainult jälgija, sa ei pea ise mitte midagi tegema. Jälgid seda tunnet, kuidas ta kehas liigub. Sa ei anna mitte ühtegi hinnangut talle. Sa oled lihtsalt jälgija. Ja
ja siis see tunne võib kehas liikuda ja võib tekitada uude kohta pinge. Siis samamoodi lihtsalt rahulikult hinga. Veel üks asi, hoia oma suu kergelt lahti, et su lõualihased saaksid lõdvestuda. Et su keha oleks võimalikult lõdvestunud, et su lõualihased oleks lõdvestunud. Sellepärast ongi hoia suu kergelt lahti, et sul ei ole nagu, inimesed on pinges ja ma näen ise, kui ma panen inimese laua peale, kuidas ma ütlen inimesele, et hoia suu lahti. Ei, korraks hoiab, kohe läheb kinni. See on jälle siuke automatism, mis lihased on pinges ja tõmbab kohe suu jälle kinni. Aga ma arvan, et me võime alustada sellega, et ühesõnaga nüüd lõdvestu täielikult. Ja ära jälgi mind absoluutselt. Pane silmad kinni ja lihtsalt lõdvestu. Ütle oma endale, ma luban oma meelel rahuneda ja ma luban oma kehal lõdvestuda. Nii, nüüd läheb tööks. Meenuta, mis sind täna kõige rohkem triggerdab. Millal sa mõtled, mis on sinu jaoks täna kõige ebamugavam koht? Mõtle sellele praegult. Nii, ja nüüd tunneta, mis su kehas toimub. Lihtsalt tunneta keha. Kui sul tekkis kuhugi pinge, rahulikult hinga, sa ei pea mitte midagi tegema, lihtsalt jälgi. Ja luba sellel pingel või tundel lihtsalt lahustuda. Hinga täiesti rahulikult ja tunneta keha. Lihtsalt jälgi, mis su kehas toimub. Kui tekkis pinge kuhugi, siis lihtsalt luba seal pingel lahustuda. Kui on tunne hakkab kehas liikuma, siis lihtsalt jälgi. Ja luba, ütle jälle endal mõttes lihtsalt, ma luban sellel pingel lahustuda. Või ma luban sellel tundel lahustuda. Ja olla lihtsalt kohalolus ja jälgi oma keha, mis kehast toimub. Ja kui kellegil midagi ei toimu, kui on lihtsalt
tunded nagu nii kinni surutud, siis lihtsalt ole, luba endal olla. Ja kui tunne kehas liigub, siis lihtsalt luba, jälgi ja luba tal lihtsalt lahustuda. Võid öelda endale, ma luban sellel tundel täielikult nähtavaks tulla ja ma luban tal täielikult lahustuda. Ja keha teeb seda täpselt nii, nagu ta teeb. Ja kehad on väga targad. Püüa mitte magama jääda. Vaid jälgi, mis su kehas toimub. Ole lihtsalt jälgija. Luba tundel täielikult nähtavale tulla ja luba tal täielikult lahustuda. Kui tuleb haigutus, see on väga hea, sest haigutus on pinge vabastamine. See on märk sellest, et keha vabastab pinget. Sa võid tunda ka mingit surinaid, külma sooru. Inimesed on erinevad, tunnetavad erinevaid asju. Lihtsalt luba enda kehal teha seda, mis keha tahab teha. Luba see tunne täielikult nähtavale tulla. Ja kui tekib kuskil pinge, julge sellest pingest läbi minna. Kui see on ebamugav, mine sealt lihtsalt läbi. Vahepeal võid jälle endale mõttes öelda, et ma luban sellel tundel tulla täielikult nähtavaks. Ja ma luban sellel tundel täielikult lahustuda.
jälgi kogu aeg oma keha. Mine kuhugi mõttesse, ära anna ühtegi hinnangut. Lihtsalt ole kehas kogu aeg, jälgi, kuidas see tunne liigub kehas või kuskil on pinge, luba sellel pingel ära lahustada. Et sa saaksid tundesse minna. Ja vahest võib see tunne ka sekunditega lahustuda. Siis sa võid uuesti meenutada seda ebameeldivat situatsiooni, mis sul viimastel päevadel on olnud mõttes, mis sind vaevab. Ja uuesti tunnetada, mis keha nüüd teeb selle peale. Kas keha reageerib uuesti, kas tekib mingi tunne kehas või on ta lahustunud. Jällegi inimesed on erinevad, mõnel läheb see väga kergelt, mõnel võtab rohkem aega. Ma olen tõesti näinud, mõnel on sekunditega ja mõnega tegeleme pea tund aega. Ja mõnel käib tunne absoluutselt kehas igal pool ringi. Hakkab ütleme kõhust, rinnakust, läheb pähe, kätesse, jalgadesse. Jällegi inimesed on nii erinevad. Üks ühe seansil ma saan inimest jälgida. Aga praegu proovime siis sükest üleüldist, et sa lihtsalt saaksid aru, mis on pinge, mis on tunne. Jälgi kogu aeg, mis su kehas toimub. Luba enda kehal lihtsalt see tunne tuua täielikult nähtavale ja luba selle tundel täielikult lahustuda. Ja su keha teeb täpselt seda, mida ta peab tegema. Lihtsalt usalda. Sina ei pea ise mitte midagi tegema.
lihtsalt tunneta oma keha. miks ma räägin vahepeal ja tuletan meelde kogu aeg, ongi seesama koht. väga paljud inimesed kipuvad rändama minema või sealt tundest ära tulema, sellepärast et vahest on see töö väga ebamugav ja ei taheta sellel tundel lasta tulla täiesti nähtavale aga see ongi põhiline, et sa lõdvestud täiesti ja lubad sellel tundel tulla täielikult nähtavale ja lubad tal täielikult lahustuda. selle jutuga ma lihtsalt hoian sind kehas. Ja kui sul on tunne lahustunud, siis proovi jällegi uuesti meenutada seda situatsiooni, mis sind trigerdas, et tõstis sul emotsiooni ülesse ja nüüd tunneta uuesti, kas su kehas toimub midagi. kas see tunne on täiesti lahustunud? kui on veel natuke midagi, siis luba sellel natukeselgi veel täiesti ära lahustuda. Jällegi, inimesed on väga erinevad. mõnel läheb väga lihtsalt, mõnel võtab rohkem aega. põhiline on see, et sa lubad oma kehal teha, mis tal on vaja teha. sina lihtsalt oled.
üks-ühele sessioonil ma tavaliselt küsin, mis sa tunned hetkel kehas. Praegult me ei saa suhelda, aga üks-ühele seansile ma saan rohkem inimest juhatada. Et praegult on siuke üleüldine variant, vaatame, kuidas toimub. Ja ütleme, tegelikult see ongi see, et kui sa oled nagu mõelnud selle peale, et mida ma teen üldse, et siis oligi see selleks, et sa saaksid aru, millega ma siis nagu üldse tegelen. Ja kuidas minu energeetika sulle mõjub. Aga jah, põhiline koht ongi see, et on vaja tunne lõpuni tunda, et ta saaks kehas ära lahustada, siis aju ei reageeri enam. Aju töötab etteennustamisel ja ta ennustab selle info põhjal, mida sa oled salvestanud, mida oled terve elu. Ja tihtipeale ongi seal see, et lapsepõlvest on nii-öelda siis kehasse salvestunud nii mällu kui ka kehamälusse. On salvestunud need mustrid ja siis ongi. Meil töötab 5 meelt. Sa näed, sa kuuled, sa tunned lõhna, maitsed, puudutused. Meil käivituvad need asjad ja kuidas ma räägin veel seda, et kuidas see toimib siis. Näiteks ütleme, keegi ütleb sulle midagi, mis sind käivitab. Sa reageerid selle peale, aga tegelikult sa kuuled ja esimesena reageerib su keha. Siis alles tuleb üles emotsioon ja siis tekib kehas pinge. Ja kõige ideaalsem on, kui see pinge tekib, sa lähed sealt läbi ja sa lased sellel tundel ära lahustada oma kehas. See on nagu kõige ideaalsem, aga tavaliselt on see, et kui mingi situatsioon juhtub, sul võivad olla kõik teadmised. Sel hetkel tekib nagu mingi lühis. Sa enam ei mäleta mitte midagi, mida tegema peaks, vaid sa lihtsalt käivitud. Ja siis tekibki pinge kehasse ja siis aju hakkab sulle ennustama veel igasuguseid muid variante, mida veel ja veel ja veel võib juhtuda ja siis inimesed lähevadki täiesti käima. Et selles suhtes ongi see hea koht, kui sul on võimalus, lahku, hinga, et saada see pinge maha. Ja kui on pinge, selle pinge on nagu lahustunud, siis et sa saaksid kehas ära teha. Või teine situatsioon, et kui sul päeval midagi juhtub ja sa ei saa seda kohe teha. Mina teen tavaliselt, kui ma enda hakkasin kõike neid lahustama tundeid, siis ma tegin õhtu, ma läksin voodisse enne magama minekut, ma hakkasin ühesõnaga meenutasin seda, lasin sellel tundel uuesti üles tulla ja lihtsalt lubasin sellel tundel ära lahustada. Aga tavaliselt ongi see, et sa saad hakata seda siis ise tegema, kui sa oled nagu suuremad asjad endal eest ära teinud. Sellepärast, et inimene ei saa olla, mul on isegi inimesed, kellele ma olen teinud üks-ühele seansse, nad on öelnud, nad proovivad ise teha. Ja kuidas kellegi, mõnel õnnestub juba, mõnel ei õnnestu, mõnel ütleb, et ma ei saa ise. Aga seal ongi see, inimene ei saa ise olla pinges ja lõdvestunud. See lihtsalt ei ole võimalik. Ja see ongi see, et kui sul on need esimesed hakkad endaga tegelema ja sul on need suured pinged, siis sa ei saa selles pinges ja lõdvestunud olekus olla. Sellepärast, kui sa oled pinges, siis sa lähed kohe automaatselt ka mõtlemisse. Sa lähed sinna emotsiooni sisse ja mis on minu töö üks-ühele seansil ongi see. Ma lasen sul 2-3 sekundit meenutada
ja ma toon sind kehasse tagasi. kui inimene hakkab seda ise tegema, siis ta läheb sinna sisse ja ta ei oska automaatselt tulla tagasi rahusse. ja siin ongi see, et kui sa lähed ka kellegi teise terapeudi juurde, siis see terapeut peaks olema selline, kes on leidnud endas rahu. Sellepärast, et sinu keha tunneb ja ütleme, see toimus ka praegu. Kui see seanss, mis ma tegin praegu, see toimis sulle, siis ongi siin see, et sinu keha tunnetas minu keha rahu. Ja talle meenus, et ka minus on see rahu olnud, aga ma olen lihtsalt praegu sellest rahu seisundist väljunud oma nende emotsioonide triggeritega. Ja sa lihtsalt oled. Sellepärast me teame ju kõik, kui meil on mingi kriis, siis me muudkui ainult ketrame ja ketrame ja ketrame ja ketrame ja me ketrame lõputult. Ja see tekitabki meile tohutu ühesõnaga. Me ei saa magada, me ei taha süüa või mõni hakkab just rohkem sööma. Ühesõnaga siis läheb see möll kõik lahti. Aga hästi palju on jah, ütleme, tekitab see uneprobleeme. Selles suhtes ongi, et kui sa lähed kellegi terapeudi juurde, siis alati küsi, kas see inimene saab mind aidata. Ja vaata, mis su keha ütleb sulle. See on, ütleme, tänapäeval on infot nii palju ja on ka väga häid inimesi selles suhtes häid, et kes oskavad väga ilusti rääkida, aga kes tegelikult on endaga veel täiesti aus. Aga sinu keha, kui sa hakkad nagu neid asju läbi mõistuse arutama ja küsima, et kas see sobib mulle või sobi. Kui sa teed seda mõistusega, siis mõistus räägib sulle ühte juttu. Aga kui sa küsid enda keha käest, siis keha ei valeta sulle. Jälgi, küsi, kas see inimene saab mind aidata. Ütleme, sa võid ju täpselt samamoodi minu kohta küsida. Kas Urmas saab mind aidata? Ja kui kehas on rahu, siis ma saan sind aidata. Kui kehas tekib mingi pinge, siis järelikult ma ei saa sind aidata. Nii lihtne see ongi. Ja seda sa saad testida ka teiste peal. Et see on puhas keha tunnetamine ja usaldama keha. Aga ma arvan, et tänaseks ma hakkan lõpetama ja et ole hea, pane kommentaaridesse, mida sa tunnetasid, kas sa tunnetasid, kus sa tunnetasid. Ühesõnaga, kuidas sulle see toimis? Kas seda võiks veel teha? Andke kommentaarides märku, et või mis tundeid see üldse teist tekitab. Aga tänaseks ma lõpetan ja ma soovin teile kõike head ja et järgmise kohtumiseni.